Tere, minu nimi on Aire Känksepp, olen doktor Simensi dieedi konsultant ja toitumisnõustaja. Tulime täna siia Tallinnasse, et teile rääkida teemal, kuidas 23 päevaga saada tervislikult kaalust alla vähemalt 5 kilo. Mul on väga hea meel, et tulite siia. Ise tulin ka teie juurde Tartust, seal ma elan, toimetan. Ja täna me räägime sellisel teemal nagu, kuidas kaotada tervislikult 23 päevaga 5 kilo. Ma paneks siia veel vähemalt ühte kohta. Kuidas kaotada tervislikult vähemalt 23 päevaga vähemalt 5 kilo. Et see on võimalik ja täna me räägimegi siis tunni aja jooksul, mismoodi. Sissejuhatuseks me räägime ka natukene teistest dieetidest, pärast räägime doktor Simensi dieedist, mille postereid te siin ka ümberringi näete. Siis esimene slaid siin, mille abil eestlane langetab kaalu. Ja siin on nüüd välja korjatud meil sellised enam levinud viisid kaalu kaotamiseks. Kõik nad on omapäraselt head, igal ühel on omad eelised ja võib öelda, et kui väga täpselt teha reeglite järgi, siis on kõigi nendega võimalik umbes 4-5 kilo 23 päevaga kaotada. Kõik need dieedid, välja arvatud loodusbiospa, sellest ma räägin natuke eraldi, aga kõik need 4 varianti siin on alati toitumisega ja füüsilise koormusega. Ja see on ka loogiline ja seletatav seetõttu, et füüsiline koormus toetab teisipidi toitumise abil, õige toitumise abil kaalulangetust ja teil ei kao lihased ära ja te saate ilusti toitained kätte. Nüüd, miks ma selle loodusbiospasia panin? Panin puhtalt oma kogemuse pärast, mille ma hiljuti kogesin. Septembri lõpus olin 1 nädala loodusbiospaas ravipaastul. Mul oli see tervise pärast vajalik ja ma tegin selle ilusti läbi ja täna tunnen ennast lihtsalt suurepäraselt. Ja selle nädala jooksul ma kaotasin seal lihtsalt 5 kilo. Seal ei ole varianti, see kaobki. Et kellel on huvi, võite julgesti guugeldada ja võite selle kohta rohkem lugeda. Ja veel igaks juhuks võtsin kaasa, kellel on huvi, siis raamatupoodides on uus tiraaž Paastuga terveks, Natalja Trofimova poolt kirjutatud. See müüakse tavaliselt väga ruttu läbi. Siin on esimene osa on paastumisest, teine osa on toitumisest. Kuidas meie keha jaoks on mõistlik toitumine. Paastuga terveks. Doktor Natalja Trofimova. Nii. Kas keegi teist on mõne selle dieediga, mis me siin näeme, tuttav? Kuidas see enesetunne oli peale dieedi läbimist? Mul jäi ta pooleli. Ma ei tea, kuidagi ta ei istunud. Ei sobinud päris, jah? Okei. Kas kellelgi on midagi veel kogemusi nende dieetidega? Ei ole. Aga ma võin öelda, et nad kõik töötavad ja kõik on toredad dieedid. Nüüd, kui me siit liigume edasi, siis dieet, mida meie armastame loomulikult ja millest me tahame rääkida ja mida me soovime teile siis täna tutvustada. Kui te liigute meie kodulehele 326v.simensidieet.ee, siis te leiate sellise alaosa ka, kus on edulood. Tavaliselt need edulood on inspireerivad. Võin öelda, et meil ei ole mitte ühtegi fake edulugu, kõik on reaalsed tegelikud inimesed oma tegelike lugudega. Et sealt saate lugeda ja vaadata, kui on huvi. Meie dieeti saavad läbida nii mehed kui naised. Siin ei ole mingit probleemi selles mõttes, et programm on üles ehitatud ikkagi kõigile. Meie dieedil ei ole vanusepiiranguid. Võib teha ükskõik millises vanuses inimene. Võin öelda, et minul on kõige noorem klient olnud 6-aastane poiss, kes oli võrdlemisi sama lai kui pikk. Ja seal ei olnud varianti, seal oli vaja teda aidata. Ja arstiga koos tegimegi selle dieedi ilusti läbi. Poiss oli ise tubli, ta ei läinud lasteaias teiste lastega nurga taha šokolaadi sööma, sai väga hästi aru, mis on need reeglid ja tegigi ilusti kaasa. Samamoodi lasteaiaõpetajad aitasid hästi kaasa. Ja kõige vanem klient on meil 89-aastane. On ka olnud 2 88-aastast. Üks neist on meie turundusjuhi Kätlini enda vanaema
väga hästi kulges kogu lugu ja väga ilusti tegi dieedi läbi. Ja täna tunneb ennast hästi. Nii, aga siis liigume edasi. Võib-olla osad on teist meie kodulehel juba näinud, doktor Albert Simeonsi pilti võib-olla osad ei ole näinud. Aastal 1950 oli tal juba olemas Roomas oma erakliinik. Ta oli endokrinoloog, kes siis 16 aasta vältel tegi erinevaid kliinilisi katseid oma kliinikus, et välja töötada dieet, mis sobib rasvunud haigetele inimestele. Ja selle dieedi väljatöötamise käigus ta siis avastas, ja mis on tänapäeval igal pool teada juba. Esiteks, et kehas on 3 liiki rasvu, et on siis harilik energiavarurasv, struktuurrasv ehk rakurasv ja visceraalne rasv ehk varurasv. Et meil on täna juba ka kodudes paljudel kaalud, mis mõõdavadki 4 näitajat. On visceraalne rasv, me saame seda nimetada ka varurasvaks, sellepärast et see ei ole alati inimestel kõhupiirkonnas. Siis on olemas seal järgmine rida on struktuurrasv, mis on põhimõtteliselt rakurasv, asub iga raku täpselt ilusti ümber üle meie keha. On olemas siis selle kaalu peal lihased, mõõdab ära ja vee. Ja kui nüüd meil klient teeb dieeti, kas ta kasutab siis oma kodus sellist kaalu, arsti juures sellist kaalu või kas või My Beauty kehasalongides, kus on rullmassaaž ja need kaalud olemas, siis saab jälgida seda kaalukaotust, mille arvelt meil kaalunumber kaob siis selle dieedi ajal. Ja tõepoolest see kaalunumber kaobki ilusti varurasva arvelt, eriti alates 2. nädalast, sest esimesel nädalal ehk 7 päeva jooksul on igal inimesel maksas ka glükoosivaru, mida keha kasutab, ja siis võib natukene ka struktuurrasva kogus hästi vähe liikuda, ja kui inimene ei tee trenni parasjagu meie dieedi ajal, siis võib ka natukene lihasmass hästi vähe väheneda. Aga summa summarumis, kui teha selline nagu kehakoostisanalüüs, mida saab teha näiteks arstide juures ja mida saab teha kindlasti ka doktor Natalja Trofimova juures, siis see kehakoostisanalüüs näitab, et meie dieedi ajal me ei puutu sisuliselt struktuurrasva ja lihaseid. Ja nüüd doktor Albert Simeon siis leidis variandi, kuidas pääseda ligi just nimelt varurasvale, mis asub just kui seifi sees ja seifi uks on kinni. Sest keha kasutab igapäevaselt 2 esimest rasvaliiki, harilikku energiavarurasva ja struktuurrasva. Seda keha iga päev kasutab ja iga päev uuendab. Aga varurasv, see on selline asi, mida keha kogub. Ja kuidas ta kogub? Alati, kui inimene sööb üle või joob üle, ma mõtlen just selliseid suhkrusisaldusega jooke, alkohol, mahlad ja nii edasi, siis esimesed 3 päeva ehk 72 tundi on see liig meil, mis teie arvate, kus? Osaliselt, aga peamiselt struktuurrasvas, õige. Aga struktuurrasva on iga keha jaoks oma norm. Ja seda keha üle 3 päeva ei lase suurendada ega ei lase ka vähendada. Ja nüüd, kui me oleme liiast söönud, siis esimene 72 tundi on valdavalt see liig struktuurrasva koosseisus ja 4. päevast keha koristab selle ära varurasva seifi, sest seda ei ole kehal vaja. Ja mis te arvate, kas varurasva seifist on lihtne kätte saada seda varurasva, mida endalt eemaldada? See on väga keeruline, õige. Aga meil doktor Siemens leidis variandi. Ja nimelt iga inimese kehas, on ta siis meessoost, on ta naissoost, on ta väike, on ta vana, noor tähendab vana, vahet ei ole. Iga inimese vereringes on alati olemas selline hormoon, mida nimetame HCG hormooniks. Ta kirjutatakse niimoodi. Esimene täht väike, teised suured. HCG. See on nüüd selline hormoon, mida näiteks raseda naise veres on äkitselt hästi palju, kui ta rasestub. Seetõttu näiteks, kui on esimese trimestri rase ja soovib teha meie dieeti, siis ta ei pea meie käest võtma bioliitgraanuleid, ta saab väga vabalt oma kehaga ise hakkama. Meie käest saab ainult nõustamise võtta ja selliseid kliente on meil ka juba olnud edukad tegijad.
Aga nüüd, kui ei ole rase, siis me saame selle HCG võnkesageduse verest tõsta. Hormooni ennast meie ei anna kehale. Doktor Siemens andis hormooni, süstis konkreetselt oma patsientidele hormooni ennast ja tegi läbi siis oma reeglite järgi siis dieedi. Seda hormooni süstimist kasutatakse tänapäeval Saksamaal. Mina ise tean konkreetset kliinikut, kus tehakse. Kasutatakse Inglismaal ja mujal arenenud riikides ka. Aga need 2 kohta ma tean täpselt, kus tehakse. Meie ei kasuta hormooni ennast. Meie kasutame nüüd bioliitgraanuleid, kuhu on siis bioresonantsmeetodil see hormooni võnkesagedus lihtsalt peale kopeeritud. Aga seda, kuidas see on tehtud, ma räägin natuke edaspidi. Nii et mida siis doktor Albert Siemens avastas? Ta avastas need rasvaliigid, ta avastas, kuidas teha lahti varurasva seif ja ta töötas välja reeglid, mille järgi toituda, lubatud toiduained ja reeglid, kuidas toituda, et see dieet töötaks, et saaks maha 40 päevaga 8–15 kilo. Ja meie täna räägime siis 23 päevaga vähemalt 5 kilo. Kas keegi oskab sellele küsimusele juba vastata ise, enne kui ma räägin? Siis kordame lühidalt üle. Doktor Siemensi dieet on spetsiaalselt välja töötatud reeglite järgi toitumine nii, et igal päeval kaob kuni 500 grammi keha kaalust. See 500 grammi on hästi ilus number ja see 500 grammi iseenesest kehtib ainult nendele inimestele, kes on tegelikult ka rasvunud ja väga suured. Ma võin öelda, et meie eestlaste suhtes on keskmine ikkagi kuskil 300–400 grammi päevas. Et kas te teate seda fakti, et Tervise Arengu Instituudi oli see 2018, aasta aruande järgi on 52% eestlastest ülekaaluliselt ja osad neist siis ka rasvunud. See on huvitav fakt, see on nagu millele mõelda, sest et alati ülekaalulisus, eriti veel rasvumine, on suur terviserisk ja pikas perspektiivis võib juhtuda midagi pöördumatut omaenda tervisega, on see diabeet, on see kõrge vererõhk, on see kolesterooli tase veres või mida iganes. Et see on asi, millele peab tähelepanu pöörama. Ja nüüd variant on siis doktor Siemensi dieet näiteks. Me võtame Siemensi dieedi ajal varurasvast alla kogu kaotatud kaalu. Mis tähendab seda, et see dieet on läbinisti tervislik ja siin ei ole riske tervisele üldse, mitte ühtegi. Nii, ma vaatan, mis ma siia veel panin. Mul on siin selline punkt, et alati on ka tervisliku seisundi parandamine. See tuleneb nüüd sellest, et kui me kaotame seda liiga, mis inimest kurnab, siis samal ajal selle dieedi ajal inimese kõik rakud sisuliselt paranevad. Kas teate, kuidas? Nüüd, kui on ligipääs tänu bioliitgraanulitele, mis kannavad HCG hormooni võnkesagedust, siis on ligipääs varurasvale, siis varurasvast keha võtab igapäevaselt 1500–4000 kilokalorit toitaineid. Erinevad rasvhapped, omega-3 erinevad liigid, omega-6 liigid, omega-9 liigid, kõik erinevad aminohapped, rasvlaustuvad vitamiinid, mineraalid ja seda kõike keha võtab rakkude ehitamiseks 1500–4000 kilokalorit päevas. Kellel siis kui palju on vaja? Kui inimene on suurem, on ta rakke rohkem, on rohkem, mida võtta varurasvast. Kui inimene on natukene nagu väiksem, siis on vähem võtta. Aga nii peenikestel inimestel ma ei soovita meie dieeti teha sellepärast, et surm ka ei võtta sealt, kust võtta ei ole. Ja me võtame alla ainult varurasva arvelt, ma rõhutan seda täna veel mitu korda. Nii et doktor Siemensi dieedi ajal inimene saab vähemalt 2000 kilokalorit kõike toitaineid õiges omavahelises tasakaalus oma rakkude jaoks. Toimub kehakaalu alandamine ainult varurasva arvelt ja seoses sellega loomulikult enesetunne paraneb ja verenäitajad peale dieeti on oluliselt paremad, kui nad olid enne dieeti. Et kellel on see dieet plaanis, võiks seda proovida oma arstiga. Läbi rääkida, et teha vereproov enne ja peale dieeti, väga soovitan.
saab ise veenduda. Ja doktor Simensi dieediga on üks asi on muidugi kaalu kaotamine, aga lõppfaas on ka uue kaalunumbri stabiliseerimine, et me hoiame kaalunumbrit ilusti ühe koha peal ja meil on võimalik fikseerida uus kaalunumber, kui uus norm ajule. Ja sellest kaalunumbri stabiliseerimisest räägime ka natukene edasi. Aga see on see dieet. Võtta siis kaalust alla varurasva arvelt, saada iga päev vähemalt 2000 kilokaloorit toitaineid õiges omavahelises tasakaalus oma rakkudele ja hiljem kinnistada kaalunumber. Kaalunumbri kinnistamise ajal õpite oma keha ka tundma ja õpite aru saama, mis teile sobib, mis ei sobi. Muidugi ideaalne on teha personaalne talumatustest. Sinna saab saata arsteid, Synlabi näiteks, ja arst saab pärast teile ka kirjeldada, mis seal testi tulemused on. Et vältida toiduaineid, mis teile ei sobi ja õppida siis toituma niimoodi, kuidas see on endale kasulikum. Synlabis saab teha, aga arst peab tegema saatekirja. Sellepärast, et arst on see, kes hiljem lahti seletab. Väga soovitan teha, ma tegin ka läbi. Täna väldin juba toitaineid, mis mulle ei sobi. Millised markerid vereanalüüsis peaks olema? Seda perearst teab. Selles mõttes, et sa küsidki, et sul on vaja talumatustesti. See maksab päris palju. See on umbes 220 €. Aga see on nüüd selline test, mis näitab hetke olukorra ära, mis sobib, mis ei sobi. Võib-olla poole aasta pärast mõned asjad muutuvad, kui sa väldid neid toiduaineid, siis nad võivad hakata sobima. Aga kui on geneetiline talumatus, siis ei hakka nad kunagi sobima. Minul näiteks on geneetiline talumatus lehmapiimale ja see ei hakka mulle kunagi sobima. Aga kui ma seda söön väga harva kuskil peol, keegi laps tegi koogi ja nii edasi, siis muga loomulikult midagi ei juhtu. Kui ma seda söön kogu aeg, igapäevaselt ja lihtsalt, sest et mul on sõltuvus teatud ainetest selles piimas, siis juhtub küll. Juhtub päris palju. Esiteks juhtub peensoole limaskestega probleeme, tekivad põletikud ja nii edasi. Et see on jälle selline huvitav teema, millest me võime ka eraldi veel rääkida teinekord, eks ju. Et see on asi, mida ma olen eriti viimase poole aasta jooksul uurinud toitumise osas. Nii, lähme edasi. Mida doktor Simensi dieedi ajal süüakse? On valguallikad, need on meil siin enam-vähem välja toodud. Me näeme, et on vasikaliha, lahja veiseliha, kanarinnaliha, kalkuni rinnaliha, need on ütleme ainult see rinnaliha. Et kui te ostate kalkuni filees, peab vaatama, kas ta on kintsufilee või rinnafilee. Sama lugu on kanaga. Sööme muna, krevetid, kodujuust, kellele sobib, eks ole, piimatoode. Erinevad valged kalad, siin on toodud osad välja, aga võib süüa igasugust valget kala, mis ei ole väga rasvane. Nüüd jätaksime välja angerjas, heeringas, siberituur. Ülejäänud valged kalad sobivad. Kui leiate mulle kala või oma konsultandile, kes teil parasjagu on, tema leiab teile kalorid. Siin on praegust siis osad kalad välja toodud. Need numbrid, mis te näete, on 100 grammi kohta kalorid. Ja veidi edasi me vaatame ka näidismenüüd, et kuidas moodi neid kaloreid siis kokku arvutada. Me sööme ka köögivilju ja maitse rohelist. Köögiviljade all on meil kõik võimalikud köögiviljad, mis maa peal kasvavad, välja arvatud kõrvits, mis üle talve säilib. Suvikõrvitsat võib. Kõik kapsad on okei. Maa sees kasvavatest on meil ainult redis, küüslauk ja sibul. Mugulsibul. Ei, kartul, peet, kaalikas, porgand, need jäävad kõik välja, sellepärast, et nad sisaldavad märkimisväärselt mida? Tärklist, õige. Tärklis on pika häälega süsivesik ja tema annab kehale infot, et ei ole siin nälga midagi. Et selliseid asju, mis annavad kehale infot rikkaliku toitaine pildi näol, me selle dieedi ajal ei söö, sest et see, mida me sööme taldrikult, me sööme ainult selleks, et hoida kiiret ainevahetust, mitte selleks, et saada toitaineid. Meenutame, kust me saame toitaineid meie dieedi ajal. Varurasvast, õige. Jah. Et hoiame kiiret ainevahetust. Ühtlasi puhastame maksa ka. Et hoiame kiiret ainevahetust ja siis langeb kaalunumber kuni 500 grammi päevas, kellel on kust võtta jällegi, eks. Ütleme 300-400 on täitsa okei päevas langeda. Kas me mahlasid võime juua selle dieedi ajal? Miks? Üks asi, väga õige.
Soovitan mitte juua. Sellepärast, et kindlasti peaks olema sees ka viljaliha. Kui võtad tomatit, purustad ise korralikult ära, siis võt seda püreed võid maitsestada nagu soovid ja võid muidugi ilma suhkruta ja võid süüa. Aga mahlasid me joo teisel põhjusel ka. Mis ma praegu ütlesin, viljaliha ei ole sees, keha ei pea vaeva nägema tema töötlemisel nii palju. Ja kui me võtame mingisuguse näiteks multinektariini mingi mahla, üks asi on suhkur, teine asi on toitainete pilt. Me ei söö dieedi all midagi, mis on rikkaliku toitainete pildiga. Et seal on erinevaid toitaineid nii palju, et keha ei usu, et sul nälg on. Aga miks me vahepeal mett võime võtta? Võib. Miks? Õige. See on sellepärast, et kui inimesel on pearinglus, nõrkus, selline järsul püsti tõusmisel on tunne, et just kui nagu kisub virvendama silmade ees või mustaks, siis on kindlasti vaja võtta pool teelusikatäit mett suhu sulama ja aeglaselt suus hakkab juba süsivesikute ainevahetus pihta ehk seedumine ja aeglaselt neelatada. Siis tõuseb ruttu veresuhkru tase normi tagasi ja inimene tunneb ennast jälle hästi. Miks veresuhkru võib ühel päeval, võib-olla 2 päeval, mitte rohkem tavaliselt kõikuda? See tuleneb sellest, et inimese keha puhastub dieedi ajal ja veresuhkur võib natuke mängida, sest et keha on harjunud teistmoodi saama suhkrut ja tärklist igapäevaselt. Nüüd ei saa. Ja see ilusti natukene mängib ja stabiliseerub ilusti oma koha peal ära ja jääbki korralikult püsima. Enam ei ole sõltuvust rakkudel, enam ei ole nõudmist, et anna mulle seda suhkrut nüüd, eks ju? Nii, et saime selle meega ka praegu selgeks. Ja kui on veresuhkru langemise pärast mee tarbimine, siis kehakaalu number langeb ikkagi. Aga kui lihtsalt niisama võtta mett mõelda, et siis väga tõenäoliselt järgmisel hommikul kaalunumber lihtsalt ei lange. Et tuleb endaga olla aus. Küsiks näiteks sellerit, kas tohib tarvida näiteks selleri mahla väga soovitatakse? Selleri mahla soovitatakse ja väga toitainete poolest. Jah, aga dieedi ajal nagu ei... Pigem stabiliseerimise ajal. Et dieedi ajal jällegi see toitainete rikkalik bukett hakkab meil takistama varurasvast toitainete võtmist, sest keha ei ole rumal. Nii kui suu kaudu tuleb midagi, millest ta veendub, et ei ole nälg, ta ei lähe varurasva kallale, sest sealt on veidi raskem kätte saada vereringesse neid toitaineid. Varurasvast vabaneb meil ka jääkaineid vereringesse, mis me nendega teeme? Mis toimub kehas? Mis maks teeb? Maks hakkab puhastama verd ja hakkab neid jääkaineid sealt verest neutraliseerima. Et maksa toetada, on meil vaja dieedi ajal juua kindlasti kas rohelist teed, 3-4 kruusitäit või kuivatatud peterselist teed, 4 kruusitäit. Kui joote kuivatatud peterselist teed, siis sinna tuleks juua juurde näiteks 1,5 vett. Kui joote rohelist teed, siis tuleb umbes 2 liitrit vett juua. Sellepärast, et roheline tee, valge tee, must tee, mis on ühe põõsa pealt põhimõtteliselt, ja kohv on tugevad diureetikumid, et nad väljutavad vett ja nad ei lähe vee arvestusse. Eks ole? Kohvi võib juua. Kohvi võib juua. Ei ole piiranguid. Piima võib juua 1 supilusika täis päevas sinna kohvi peale, aga siin on jällegi selline olukord, et mina soovitan seda vältida. Parem jätame selle ära, elate ilusti üle, kas need 23 päeva või sealt edasi ükskõik mitu päeva kuni 40. päevani, kuidas te ise tahate. Ei juhtu mitte midagi teiega. Võite kasutada kaneeli, võite kasutada kardemooni, mis teil parasjagu maitseb, sest kõik vürtsid, piprad, kuivatatud maitsetaimed, kõiki saab kasutada meie dieedi ajal, nagu teile meeldib. Ja maitse roheline on meil siis, mis värskel kujul till, karulauk külmutatud. Võib, karulauku võib ja tilli võib. Aga teised maitsetaimed võiksid olla kõik pigem kuivatatud. See maitseroheline, mis meil seal on kirjas, on nagu, ütleme, lehtsalat, jääsalat, sellised rohelised, tumerohelised lehtköögiviljad, ütleme nii. Rukolat võib ja spinatit võib, just. Need on kõik meil lubatud toiduainete tabelis olemas. Petersel toorena annab efekti, et kaalunumber ei lange, järelikult toitainete pilt väga rikkalik. Et kui teil on olemas
või kui te soovite, siis saab täna ka sellise raamatu. Siin taga on lubatud toiduainete tabel ja siit on suvikõrvits antud momendil puudu, selle võib panna siia juurde. Suvikõrvits annab ka 19 kilokalorit nagu rediski ja siin on see lubatud toiduainete tabel olemas. Samuti võite meile kirjutada, seal on Julia kaardid, minu kaardid, need samasedki visiitkaardid. Saate meile kirjutada ja me saame teile saata materjale ka, saate lugeda, vaadata, tutvuda. Nüüd puuviljad, millised puuviljad on lubatud? On lubatud apelsin, pomelo, need on sama kalorsusega. Siis on greip, on ta valge või punane, meil siin Eestis üldse vahet ei ole. Ja siis on maasikad, aga mitte metsmaasikad, vaid aedmaasikad. Ja kultuurmustikas. Kultuurmustikas annab 42 kilokalorit 100 grammi kohta, et siis uus huvitav asi. Metsmustikas ei sobi, see on ikka väga rikkaliku toitaja, et see ei sobi. Pärast, kui on juba stabiliseerimine, siis võib natuke saaval võtta. Ja siis on meil seal veel näkileivad. Need on madalakalorilised näkileivad, mis annavad kuni 25 kilokalorit üks viilakas. Finkrispil näiteks on. Mina olen näinud, meil Tartus on ka sellised tumeda riisi galetid, mis on 26 kilokalorit üks viil ja need töötavad ka hästi. Et ei ole hullu midagi. Ei, tavalist leiba me ei võta, sest mis seal on hästi palju? Kõike asju. Eriti on seal tärklist hästi palju, sest teraviljad sisaldavad tärklist. Ainult tatar on selline, kus on tärklist imevähe ja teda peetaksegi paljudes kultuurides tegelikult seemneks. Ja. Nii et sobivad kõik näkileivad, krissinid, galetid, kus on ühes viilus, ütleme siis kuni 26 kilokalorit. Kas teil on selle lubatud toiduainete osas praegu küsimusi? Kas see jääforell, kas tavaline forell või lõhe ei või süüa? Lõhet ei või süüa, lõhe on päris rasvane ja on punane kala. Aga mis vahe on jõeforellil ja mereforellil, mis sa arvad? Ja mereforellil on rohkem sooja vaja. Mis see tähendab? Tal on rohkem rasva, õige. Et jõeforell ehk et ka meie kalakasvatuste mageveeforell on täiesti okei, see sobib. Beebiforellid väga head näiteks, eks ju. Ei ole veel nii palju antibiootikume ka jõudnud süüa. Aga miks on kalakasvatuste forellid roosad, kas te teate? Mul on olnud 2 kasvatusest kummastki üks klient ja mõlemad tunnistasid, et jah, nii on, sest et klient eelistab punast kala ja nad on sunnitud sellepärast punast toiduvärvi neile lihtsalt söötma. Et siis teate, õige jõeforell on tegelikult allika lihaga ja sealt sihukest oranži kumab läbi. Et kui kalamehe käest ostate, siis teate, et roosat ei saa. Hästi, aga liigume edasi. Siin on nüüd 2 sellist näidismenüüd. On nagu variant, et saab mitu korda päris süüa, eks ole, päeva jooksul. On variant 3 korda, on ka variant 2 korda, aga siis on üsna keeruline teha menüüd, sellepärast et üks toidukord tuleb liiga suur maa jaoks. Aga kui on väga raske päev ja ei ole aega süüa üldse, siis muidugi me võime vahepeal teha nii ka. Soovitan siiski jagada neid toidukordi ja mõelda jällegi siis, et mis millega kokku sobib. Aga näiteks seal on hapukapsal on ju soola ja kõik nõust asjad sees. Kui on ise tehtud hapukapsas, kuhu ei ole lisatud suhkrut, siis see sobib. Eriti hea, kui on köömened ka veel sisse visatud. Köömened alati soodustavad seedimist. Aga sool ikkagi nagu... Sool on okei, me võime soola kasutada. Lihtsalt, et kui sa ise teed, siis sa ei pane seda võib-olla nii palju. Aga turult ja poest ostes võib väga lihtsalt saada siiski sellise hapukapsa, kus on sees ka suhkur, sellepärast et müügi eesmärgil on, mis esiteks suhkur on hea säilitaja, teiseks on ta kiirem hapendaja. Aga kas köömneteed võib ka siis juua? Jaa, vabalt võib juua köömneteed. Puhituste vältimiseks, milline on väga hea tee? Apteegitill, õige, just. Kui on tunda, või kui on teada näiteks sisemised põletikud, kas või ütleme soolepõletik, peensoolepõletik, mis on siis väga hea? Juua palju, ikka ütleme 2-3 kruusi raudselt päevas.
kummelitee, eks ole. Ja jällegi, et toetada oma maksa, toetada ka neerusid ja samuti muid siseorganeid, on see petersellitee, kuivatatud petersellist. Aga kuivatatud sill? Väga hea, vabalt võib kasutada. Aga külmutatud sill? Võib ka kasutada. Ja kui me siin näidismenüüdes vaatame, minule endale isiklikult meeldib see pool rohkem, sellepärast et puuvilja on toodud põhitoidust eraldi. Nii on õigem süüa enda keha jaoks. Aga ma räägin veel kord, kui aega ei ole, siis meie dieedi ajal me saame toitaineid oma varurasvast ja võib süüa ka sellise variandi järgi. Tähtis on see siis, et päevased kalorid tuleksid ilusti kokku. Nagu me näeme, on seal 489, 498, on vaja, et päevas oleks 480 kuni 500 kilokalorit. Siis keha hoiab kiiret ainevahetust. Ja me paneme Juliaga tähele meie klientide päevikutest, et kui on alla 470 kilokalori, läheb ainevahetus aeglasemaks ja see omakorda tähendab seda, et keha ei võta nii palju toitaineid varurasvast, kui peaks võtma. Ja see omakorda tähendab seda, et kaalunumber ei lange nii hästi, kui võiks langeda. Igaks juhuks hoiab keha vett ka veel kinni, sest mine sa tea, mis häda ja viletsus nüüd käes on. Ja on probleem, miks mul kaalunumber ei lange. Aga kust saab ruttu abi? Tubli, kes on iga päev olemas? Vaatame järgmist slaidi. Aga kellaaegade küsimus, et kell 10, ikkagi kui sa lähed tööle või kooli või kuskile, ikkagi on 7-8 hommikul söök ju. Ja, kellaajad ei ole fikseeritud. Siin on oluline see väikene asjaolu, ootame, kas ma oskan seda asja näidata siin või? Voh! Me näeme, siin on heik ehk valku sisaldav toit ja siin on kanafilee ehk valku sisaldav toit. Nende vahel peaks olema umbes 5 tundi. No vähemalt 4 tundi, aga 5 on väga hea või rohkem. Ja lihtsalt ütleme niimoodi toidukordade vahel, vaat siin, nende vahel, võiks olla vähemalt 1,5 tundi või rohkem. Ja nüüd te saate need toidukorrad ise kombineerida, nagu teile meeldib. Kui te soovite, te võite hommikul palju varem alustada ja pidada pikema vahe, kui kannatab. Õhtul üle 8 ei soovita minna, sest tegelikult inimese seedesüsteem töötab siiski hommikul kella 7, õhtul kella 7. Hiljem ta hakkab vaikselt tuttu minema. Ja see tähendab seda, et võiks nagu 7 olla valguga toit söödud. Ja selle apelsini näiteks seal variandis, võt siin variandis, võib panna sellisele ajale küll. Et ei ole probleem. Ja kui ma enne küsisin, et kes teid aitab? Konsultant, õige. Teil on iga päev olemas konsultandi tugi. Kasutage seda ära. Konsultant ei tule teie elu kontrollima ega küsima, et anna aru, mis sa täna tegid kah. Vaid konsultant on toena olemas. Tema poole võib pöörduda telefoni teel, meili teel. Tartus võib minu juurde vabalt tulla. Saame kokku leppida, kas biokliinikus või terviselaekas vastuvõttu. Sellest eraldi maksma üldse ei pea. Et konsultant on teil paketi ostmisel juba kinni makstud. Ja ta on teil kogu aeg olemas, kasutage ära. Sest mida parem koostöö teil on konsultantiga, seda selgemini te saate reeglitest aru ja seda lihtsamalt teil see dieet kulgeb, sest te ei karda. Te saate aru, mis te teete ja milleks see hea on. Ses mõttes konsultant aitab teil ka panna menüüsid kokku, kui soovite. Samas meie kodulehel, kui olete juba oma parooli saanud, et sisse logida, siis on teil olemas ka eraldi selline koht, kus te saate alla laadida materjale ja seal on vähemalt 2 nädala näidismenüüd ka olemas. Et saate vaadata, kuidas neid kokku pannakse ja veel kord saate konsultandilt nõu küsida, öelda, mis te soovite süüa ja saab panna ilusti teile menüüd kokku. Nüüd räägimegi siis nendest biolitgraanulitest. Kui minna meie graanulitega laborisse, siis mis te arvate, mis seal on, kui teha lihtsalt keemiline analüüs? Ksülitol, ja seal on ksülitol ehk orgaaniline kasesuhkur, looduslik kasemahlast tehtud. Ja seetõttu on meie biolitgraanulid ilusti Vett- ja Toiduametis registreeritud.
kui toidulisand ja ehk lauamagusaine, lauamagusaine ja see on siin ilusti kirjas ka. Nüüd seesama graanul on läbinud meie Tartu laboris sellise operatsiooni, et me tellime Inglismaalt neid tühje graanuleid ja on meil bioresonantsaparaat, kus ühe aluse peal on pregnüül ehk rasedushormoon HCG ja teise aluse peal on vot need graanulid ilma purgita. Nad on sellise metalltopsiku sees, samamoodi nagu see pregnüül. Ja kui aparaat panna kinni ilusti ja hakkab see pildistamise protsess peale, siis hormooni HCG võnkesagedus ehk lainepikkus kopeeritakse üle nendele graanulitele, mille nimeks saab biolitt pärast. Ja graanul ning hormoon omavahel kokku ei puutu. Seetõttu meie nendes graanulites ei ole mitte ühtegi molekuli poega ka seda hormooni HCG, aga on hormooni pealt tulev võnge ja seda asja nimetatakse juba kvantfüüsikaks, mida laboratoorselt ei saagi tõestada, aga me võime seda väita, et töötab, kuna meil Eestis 7 aasta jooksul on olnud 14 000 ja peale, me ei tea nagu päris täpselt palju kodudes on teinud inimesi, me räägime, kes päevikut täidavad, et on olnud need kliendid, kellel kõigil kaalunumber langeb, terviseprobleeme ei ole. Eriti kui teevad koostööd muidugi oma konsultandiga. Kust need hormoonid tulevad? Kui need graanulid saate Inglismaalt, kus need hormoonid tulevad? Hormoon pregnüül tuleb Iisraelist ja selle kirjutab välja meie peakonsultandi Anat Sterni vend, kes on arst. Eestis teeme koostööd sellise arstiga, nagu, kellest ma ka natuke rääkisin, doktor Natalja Trofimova, kes on ainukesena Eestis litsenseeritud loodusraviarst. Et tema on ka meie kambas. Need on ka siis mingi graanuli kujul need hormoonid? Ei, hormoon on pudelis vedelikuna. Aga me ei kasuta seda siin absoluutselt selles mõttes, et teie ei neela ühtegi molekuli poega ka seda hormooni. Küsige veel. See oli nüüd see, mis ma räägin tavaliselt. Meie kodulehel on ka biolitt graanulitest juttu, kui soovite sealt veel edasi eraldi lugeda. Aga kuidas on nagu see, kui sportidega, kuidas siis on, kas on liiga väheks ei jää? Vaata, meie dieedi all sporti tegema otseselt ei pea, kuid kui inimene on vähemalt 2 kuu jooksul harjunud teatud treeninguga, siis seda võib jätkata. Kas sama koormusega või mina olen soovitanud siiski natuke koormust alla võtta. Muidu on keha jaoks mitu sellist, kui on uus koormus, seesama trenn, et juba võtad esimese nädalaga kaalust alla, seal ütleme oma 3 kilo ja tekib hasart, et nüüd peaks liigutama ka, siis kindlasti oleks vaja enne konsulteerida oma konsultandiga, et millist varianti sulle soovitada, mis sulle sobib, sest liigutamine on tegelikult hea asi, pakub naudingut. Tekitab teatud selliseid hormoone, mis sulle naudingut pakuvad. Aga siis, et täpselt, et mida teha, et keha jaoks ei oleks nagu dieedikoormus, uus koormus, pluss veel füüsiline koormus, uus koormus, et 2 uut koormust, siis keha läheb kaitsepositsiooni. Sest keha ei huvita su kaalunumber, keha tahab elada. Ja selleks ta võib hakata siis säästma, päästma, kinni hoidma, igaks juhuks mitte ära andma. Et meie teeme nüüd siin doktor Siemensi poolt välja töötatud reeglite järgi just nimelt selleks, et keha vabatahtlikult meil ilusti varurasva võtaks vähemaks, siis me sulgeme taas selle varurasva seifi ja hakkame kaalunumbrit kinnistama ning õpime, kuidas edaspidi toituda. Sest kui naaseda vanade harjumuste juurde, ega see kaalunumber tööb ju tagasi, eks ole? Aga näiteks rullmassaaži päeval võtab see, kui käid seda tegemist, võtab kuskil 500-600 kilokalorit maha. See võtab siis maha, kui sa jällegi enne dieeti oled harjunud selle rullmassaažiga, kui su keha on vähemalt 6 aega enne käinud. Nagu rullmassaaž ise võtab maha. Jah. Nüüd, kui su keha ei ole harjunud rullmassaažiga ja sa lähed dieedi ajal nagu esimese asjana kohe rullmassaaži ka, siis siiski võib juhtuda selline asi, eriti kõhu rullimisega. Sa võid teha siis 2 korda selga, sellepärast, et need harjutused on seal järjest. Aga võib juhtuda kõhu rullimisega, et keha läheb hopstigi seisma, et mis see nüüd toimub? Ma pean seda tegema, ma pean seda ka tegema. Et katsume arvestada oma kehaga ja katsume teha nii, nagu kehal on parem. Et rullimine... Ta ei peata ühesõnaks see dieeti? Ei, ta ei peata dieeti, aga ta võib aeglustada, kui ta on sinu jaoks uus asi. Jah, ta võib aeglustada. Aga ütleme, et kui sa tahad käia rullmassaažis, siis on soovitatav vähemalt 3 nädalat, parem kui 4 nädalat enne dieeti käia rullmassaažis ja siis jätkata, minna dieedile ja jätkata rullmassaažiga, siis töötab kõik väga hästi, et selliseid kogemusi on ka palju. Ma olen praegu käinud nagu 8 korda käinud. Sa oled käinud 2 korda nädalas?
kord nädalas, siis sa võid jätkata, siis su keha nagu tunneb ära selle ürituse. Jah. Bioliitgraanulid, on veel küsimusi? See on huvitav teema. Ei ole? Siis lähme edasi. Järgmine slaid. See on selline tore slaid, jaa. Siin on 2 lugu, üks on mehe lugu, teine on naise lugu. Piltide pealt on näha, mis värk on ja mis nad siis ise on öelnud. Meelis ütleb, et lisaks kilode kadumisele kadus kõrge vererõhk 23 päevaga. Mis te arvate, miks ta kadus? Täpselt, üle kilod läksid võrdlemisi palju, ta tegigi, vaadake. Ta pidi juba pöörduma arsti poole, et arst hakkaks talle määrama sissejuhatuseks siis natukene vähema koguse ravimid ja see liigutatakse väikeste juppide haaval nii kaugele siis, kui inimesel on vaja või üldse ei ole vaja. Tookord oli 72 aastat minu ema vana, kui ta tegi ka selle dieedi ja täpselt samamoodi tal vererõhk stabiliseerus ja ta jäi veerand tableti peale, kui ta muidu kasutas 2 tabletti. Et see on selline lugu jah, et inimese keha esiteks kaotab kaalu, aga teiseks varurasvast tulevate toitainete abil aitab rakkudel saada oluliselt tervemaks. Ja vererõhk teatavasti on erinevate organite tasakaalust väljas töötamine, sellepärast tuleb vererõhk üles, sest süda hakkab aitama kõiki organid, mis on tasakaalust väljas. Nii, aga vaatame siis edasi. No, naiste jaoks siuke omane värk, et palju tegemisi aeg läheb ruttu, eks ole? Ja ütles Marika ka, et tuleb abimaterjalide soovitustest kinni pidada, sest siin saab ainult eesmärgi. Eelkord reeglid on tõesti tähtsad, aga samas need reeglid on väga lihtsad ja teil on pädev konsultant, kellel on nad une pealt täitsa peas kõik ja selged. Et aitab väga hea meelega. Me hoiame uut kaalunumbrit 21 päeva. Miks me 21 päeva hoiame? Miks ei ole 20 või 19 või? Kas te teate? Õige. Ajurakkude neuronite vahel on sellised sillakesed, sünapsid, igasugune info on inimese kohta ilusti kirjas. Me ei oska üle kirjutada veel silmavärvi, aga kaalunumbrit näiteks saab üle kirjutada. Samuti igasuguse harjumuse hoidmine vähemalt 21 päeva kinnistab harjumuse kehale. Mida kauem seda hoida, seda paremini kinnistub muidugi. Nii et 21 päeva on meil stabiliseerumine, selle töötas välja ka doktor Albert Siemens, et see peab just 21 päeva olema. Hiljem räägitakse sellest 21 päevast siin väga palju igal pool. Et harjumuse kinnistamiseks läheb tõesti 3 nädalat ehk 21 päeva. Nüüd selle aja me hoiame kaalunumbrit nii, et see ei kõigu rohkem kui +–1 kilo. See on suuresti teinekord ka vee arvel, aga võib olla ka, et keha natuke võtab, siis ta natukene nagu reguleerib, et see 2-kilone vahemik on see koht, kus me võime liikuda. Ja hoidma me hakkame seda kaalunumbrit, mis on dieedi järgselt. Kas see oli siis 23 päeva või 27 päeva või 31 päeva, vahet ei ole või 40 päeva, dieedi järgselt selle uue päeva hommikul, kui me enam ei võta bioliitgraanuleid. Seda uut päeva nimetatakse mahalaadimise esimeseks päevaks. Mahalaadimine on 3 päeva, kui me ei võta üldse neid graanuleid, aga jätkame dieedi järgi toitumist. Ja siis 4. päevast me nimetame juba seda 21 päevast protsessi stabiliseerimiseks. Nii et dieedi järgse päeva ehk mahalaadimise esimese hommiku kaalunumbrit me hakkame hoidma. Ja see meile ei kõigu rohkem kui +–1 kilo. Miks me teeme 3 päeva mahalaadimist, kus me toitume dieedi järgselt, nagu dieedi ajalgi, aga ei võta graanuleid, mis te arvate? Täpselt. Me enne rääkisime sellest, et iga aine, iga mõjutaja mõju, ka massaaži mõju alati on 3 ööpäeva. Kui me sööme liiast, siis selle mõju on ka 3 ööpäeva, enne kui 4. päevast see liig läheb varurasva seifi. Nüüd, et bioliitgraanulitelt ennast maha laadida, läheb meil ka 3 ööpäeva ja selle ürituse nimi on mahalaadimine. Kui me hakkame kaalunumbrit säilitama, siis me võime süüa juba erinevaid toiduaineid, kuid soovitav on siiski tärklist ja suhkrut vältida. Mis see tähendab? Me püüame mitte süüa kartulit, parem on kui üldse ei söö, ei püüagi, vaid üldse ei söö, kartul, banaan, teraviljad. Nüüd ei või ka näkileiba enam, kuid võib kõike seda, mis dieedi ajal oli, välja arvatud näkileib. Nii, me ei söö kartul, banaan, teraviljad, suhkurmesi,
agavisiirup loomulikult ka. Suhkru asendajatest ehk et looduslikest asendajatest ma arvan, et võiks süüa ainult kas stevia, kellele sobib siis seesama ksülitool, orgaanilisel kujul muidugi kasemahlas tehtud. Ja on ka selline tänapäeval olemas nagu erütritool, mis on ka looduslik lahendus, et maguseisu leevendada. Tal ei ole spetsiifilist maitset, ta on väga sarnane tavalise suhkruga, kui stevial on natukene spetsiifiline maitse. Kas ta on suhkru kujul või on ja, ta on suhkru kujul, ta on vedelal kujul. Et teda on nagu tablettidena ma olen erütritoli näinud. Julia, kas sa oled erütritoli tablettidena näinud? Ei. Ja, ta on ikka jah, ta on nagu selline pulber suhkur. Graanulikestega. Aga minu peale stevia kujul? Stevia puhtal kujul on ökopoodides teinekord täiesti olemas, aga ta on nii tulimagus, et ta võetakse hästi väike osakene. Seetõttu on teda mahuainetega, mis on inimese kehale sõbralikud, täiendatud, et see mingi väike tabletikene või väike kogus steviat ei oleks nii tulimagus. Et selles mõttes teda võib kasutada küll. Aga ta on spetsiifilise maitsega. Samas täiesti maitse asi. Kui mina alustasin kunagi 7 aastat tagasi ka sügisel seda sama dieeti elus esimest korda, kusjuures ma võin öelda, et ma ei ole enne seda oma elus, enne 41. eluaastat seal kuskil, ühtegi dieeti teinud, sest ma olen hariduselt ikkagi matemaatik ja loogik ja mulle ei meeldi sellised keha kõigutamised, sellised mulle seletamatud kõigutamised, kaal üles, kaal alla, kaal üles, kaal alla ja ma ei ole aru saanud nendest inimestest, kes teevad neid erinevaid dieete. Aga nüüd, kuna mul oli vajadus, mul oli ikkagi kobe ülekaal juba, siis ma tegin selle dieedi läbi ja minu suureks üllatuseks kaalunumber kadus ära. Minu kroonilised probleemid ka kadusid ära ühtlasi ja tegelikult olen ma siin konsultant ja edasi pärast õppinud toitumisnõustamist ainult sellepärast, et tervis nii palju paranes, ma tahtsin teada, mis mu kehas toimus. Ja kui ma alustasin dieeti, siis mina kui kohvisõber panin siis selle stevia sinna kohvi sisse. See oli katastroof. Mul lendas esimene suutäis hopstigi sinna, mida nimetame kraanikausiks. Poole päeva peale ma mõtlesin, et ei, ma ikka tahan väga seda kohvi juua, et kuidas ma siis teda joon. Koort ka panna ei või. Ma tegin uuesti asjade ja panin natuke vähem seda steviat, panin igaks juhuks juba kardemoni ka sinna sisse. Ja kannatas juua küll, ei on tullu. Mul läks umbes 3 päeva, kui ma juba enam-vähem talusin seda asja. Möödas on 7 aastat, arva ära, kuidas ma kohvi joon. Ainult steviaga. Sest ma olen proovinud vahepeal panna kas piima, aga nüüd on muidugi välja tulnud, et piim mulle ei sobi, ma enam hea meelega üldse ei pane ka. Või panna natukene suhkrut või midagi, aga selline hull metalli maitse tuleb sellest suhkrust, et see on nagu võimatu, ma ei saa aru, kuidas mulle see varem maitses. Aga jällegi see on seletatav. Selle dieedi käigus meil puhastuvad ka igasugused maitsemeeled, maitsenäsakesed, kõik puhastub. Nii et kõik see, mis on meile harjumuspärane, ei pruugi meile ju sobida, ei ole see õige maitse võib-olla. Et kui me nagu ennast koristame, puhastame, vaat siis keha muutub tundlikumaks ja siis võib-olla hakkavad hoopis teised asjad meeldima. Aga roosuhkur? Roosuhkur on väga suure sisaldusega, suhkrusisaldusega, mis ka ei sobi. Ja stabiliseerimise ajal ka veel ei sobi, aga tavaelus sobib. Jah, ta on väga hea, aga jällegi mesi on hästi rikkaliku toitaine pildiga ja seda me saame kasutada ainult siis, kui on veresuhkru langus. Et dieedi ajal ja stabiliseerimise ajal ma ei soovita seda kasutada niisama. Aga teised suhkruasendus, need tabletid? Sa mõtled sünteetilised. Sünteetiliste suhkruasendajatega on selline lugu, et neid võib kasutada, kui te soovite. Aga ma võin omalt poolt öelda, et meie keha molekulid ei tunne neid ära. Neid ei ole mõtet väga kasutada, sest teisipidi keha ei saa hakkama nende lagundamisega ja katsub nad ära paigutada kuskile. Samal ajal kui varurasv seifu lahti ja inimene võtab, või tähendab keha võtab sealt toitained, siis erinevad hüdrogeenitud rasvad, mis võivad ette sattuda või need samad suhkruasendajad, kõik see, mis on inimese kehale tundmatu. Inimese keha ei saa sellega eriti hästi hakkama ja võib teda ladestama hakata. Tore on, kui teda välja saadab kehast. Aga ta võib hakata ladestama, selles mõttes ma ei soovita kasutada. Samamoodi näiteks mul on kliendid küsinud, kas seda Zero Coca-Colat võib kasutada, et seal on 0 kalorit. Kogemus näitab, et ei või.
Inimesed, kes seda on kasutanud, on andnud õnneks tagasisidet ja kaalunumber ei lange. See tuleneb jällegi sellest, et seal on suhkruasendajad, mida inimese kehamolekulid ära ei tunne ja keha katsub seda ladestada. Et selle joomise järgselt kaalunumber ei lange. Kui on nüüd inimese keha eripära selline, et ta suudab selle välja saata, siis langeb kaalunumber, aga need on üksikud. Et selles mõttes ma soovitan seda ka vältida. Küsime veel. Ma küsin palju. Küsi. Video, mulle tuli jälle koju mitu pakki ja seal vaatame see ära. Ma ei tea, kus need samusedki õlikapslid või no tähendab hirmus kasulik ja D-vitamiin ja kõik ja helistati koju ja tahka tellima ja aasta tellimusega. Kui nad on hästi kvaliteetsed ja kui nad on, ütleme looduslikud, kvaliteetsed, väga head, pane nad ilusasti omale sahtlisse ära. Stabiliseerimise ajal võid rahulikult hakata kasutama. Dieedi ajal ei või, sellepärast et igasugune õli on alati jällegi rikkaliku toitaine sisaldusega, meil ei ole seda vaja ka sellepärast, et meie enda varurasvast tulevad erinevad rasvhapped. Ma ütlen erinevad tüüpi omega-3, omega-6, omega-9 ja lisaks kõigele meie varurasvas on ka näiteks selline hormoon nagu D3 vitamiin ilusti olemas. Sest et D3 vitamiin on mille pärast inimese kehale väga oluline ja miks me peaksime seda siin talvel eriti, aga osad inimesed, vanemad inimesed eriti ka terve aasta ringi sööma, on just see, et see muutub kehas siis see vitamiin hormooniks, mis aitab kõik teised toitained ilusti rakuni. Dieedi ajal ei ole vaja teda võtta, sest ta on olemas varurasvas, stabiliseerimise ajal peaks hakkama edasi võtma. Kõik need kaltsiumi preparaadid. Kaltsium, magneesium on selline nagu heas omavahelises tasakaalus. Selle võib võtta dieedi ajal. Magneesiumit me soovitamegi, aga vanematel inimestel jällegi, vanemad on ka juba mina, 45 ja pluss, et on vaja võtta kaltsium, magneesiumit õiges omavahelises tasakaalus, sest et nad on kehas antitoodid. Neid on oma suhe peab olema. Kui ühte on rohkem, suhteliselt rohkem, siis ta hakkab teist välja suruma. Sellepärast need on alati nagu mõistlik koos osta, kalmak, kaltsium, magneesium. Liigestele jälle soovitatakse. Aga kindlasti koos kaltsium ja magneesium, sest et siis nad töötavad õigesti su kehas. Muidu üks teeb nagu luu hästi tugevaks, aga kui magneesiumit on vähe, siis luul puudub elastsus. Kaltsium, glükonaat ja neid preparaate on terve. Neid preparaate on palju, aga apteekri käest mina soovitan küsida orgaanilist kaltsiumi või orgaanilist kaltsium, magneesiumi. Siis ta otsib välja sellise variandi, mille keha tunneb ära ja võtab kiiresti omaks. Näiteks magneesiumil on tsitraadivorm. Magneesiumil eriti hea näiteks on tauraadivorm ka, aga tauraat on tavaliselt kuskil koos mingi teise vormiga. See on ajule väga hea, et oleks parem uni, et oleks parem ajutegevus, pea oleks selgem. Aga kui ennem seda on olnud, et on kaltsiumi sisaldus on väike organismis, D-vitamiini on arsti poolt soovitatud 80 ühikut päevas võtta. Ja. Et siis võib selle dieedi ja ikkagi edasi. Kui ei ole vaja võtta, see on su varurasvas olemas, et võtad stabiliseerimise ajal juurde. Et kui sul on D-vitamiini tase nagu madal veres, siis võiks kuni dieedini näiteks kuu aja jooksul võtta iga päev vähemalt 10 000 kuni 20 000 ühikut D-vitamiini ja pushida seda reservuaari täis ja siis lähed üle dieedile ja pärast stabiliseerimise ajal võtad juurde. Et Anneli Sootsi tervisekoolis meile ka soovitati, et kui on inimesel D-vitamiini tase madalam kui 75 NMOL-i 1 liitri kohta, siis peaks 2 kuud järjest 10 kuni 20 000, see sõltub, kui kobe on inimene, kui palju tal on kaalunumbrit, eks ju. Mida kobedam, seda rohkem. 10 kuni 20 000 ühikut IU-d igapäevaselt 2 kuu vältel. Siis tuleks teha uus vereproov, vaadata, mis tase on. Kui tase on kõrgem kui 75, siis on väga hästi. Et see 120, 130 oleks nagu päris hea siin meie kliimas. D-vitamiinist mürgistus saada on äärmiselt raske, kuna mürgistuseks loetakse, kui on 375 NMOL-i liitri kohta, aga see meie kliimas ei ole nagu juhtumeid lihtsalt. Et see on nüüd küll, kas hemoglobiini tase veres on korras? Siis võib meie dieeti täiesti vabalt teha. Ei ole üldse probleemi. Sest sinu D-vitamiin saab kompenseeritud see enda varurasvast.
nii, meie siin selline tore klient ja soovitaja ja kõigile täiesti tuttav inimene. Panime tema mõttega kirja. Aitäh! Küsige julgelt. Võite küsida praegu, võite võtta meie visiitkaardi või siis helistada mulle või Juliale või kirjutada, kui te siis tahate. Me oleme iga päev tõepoolest olemas.